No tervist, härrased! Olen Krister, räägin oma tegevustest taksonduses. Härrased, täna on, mis meil on, reede. Reede, kell läheneb 9. Väidetavalt on mingid koefitsendid, sest ilma nendeta on täitsa masendav sõita. Ja nagu näha, siis on olemas mingid koefitsendid. Ja ma arvan, et pikalt ei venitagi. Paneme tööle. Auto on mul juba valmis seatud. Piisab sellest, kui tööle panen. Nii et nägite, juba tuleb. Esimene tellimus, aga selliseid me ei võta vastu. Nii et äkki tuleb põnev õhtu. No nii, pika nutu peale ma siis lõpuks võtsin oma esimese tellimuse vastu. Üldse ei tahtnud, üldse ma ei näe nagu pointi enam sellel, aga videot on vaja teha, teile midagi näidata, nii et 300 meetrit peaks olema meie klient. Ja lähme me siis Uus-Sadamasse, hotelli. No nii, esimene tehtud. Esimene meil olemas. Nii, siit, kõik okei. Ja nagu ikka koefitsient enam meile. Aga ma siin piilusin vahepeal Uberit. Ja Uberis on ka sellised huvitavad pakkumised. Nii et paneme selle tööle Uberi. Ja ootame siin, äkki meil õnnestub kas või 5 tellimust ära teha, et saada esimese boonuse kätte. Seal tegelikult on edasi ka boonused. Aga jah, ütleme nii, koefitsentidest me oleme siin, koefitsendid on seal. Ühesõnaga, ei mingit lootust meil siin koefitsenti saada pole. No nii, härrased, võtsin Uberi vastu. Ja miks Uberi? Sellest räägime. Tegelikult ma juba vist rääkisin ka, et seal on teatud boonused. Vaatame, proovime. Äkki meil õnnestub see valmis teha. Mingi boonused. Ja siis, mis siis on? Mis siis saab? Siis saab rohkem raha lihtsalt. Turvavöö panen peale. Kohe pane. Kohe. Ehk seal kuskil lennuk praegu just startis. Ehk siis oleme lennujaamas ja ütle või mitte Uber Saver. See oli Uber Saver. Päris üllatav. 4,8 eurot. Oot, ei usu seda numbrit. Ei ole raha. 4,8 Uber Saver. Päris huvitav. Why not? Ma arvasin, et tuleb mingi 2,30 või midagi taolist. Aga 4 eurot. Üllatav. No, ei tundub, et ma tegin veare, siia oleks tohtinud. See valgus kõnnib seal ja mul on vaja sealt klienti ära võtta. Aga siin on, näete, siuke teema. Klient on kuskil seal eespool. Ei tea, kas õnnestub teda kätte saada. Vaatame siin. Turvad ei lase läbi. Vaatame, kas kuidagigi õnnestub sinna. Kahtlen sügavalt. Siis ei tea, kas tuleb nüüd seletamist või ei tule. Tervist!
Aga vaja Uberiga kliente ära võtta sealt. Aadress. Ma ei tea, mis aadress on. Weisenbergi näed. Kõik lähevad ühte kohta. Enam-vähem, jah, ma arvan küll. Inimesed ei viitsi kõndida ju. Jaa. Meil on... Ma tean, ma saan aru, et teil on ummik seal asjad. Jaa, esiteks on ummik, teiseks on kõik inimesed on tee peal. Jaa, ettevaatlikult sõidan, ära murets. Siuke 10 kilomeetrit tunnis. Saab tehtud. No nii, läbi õnnestus saada. Ma ei usu, et ma siin 10 kilomeetrit tunnis sõidan, aga igatahes sinnapoole liigume. Вот, пошел к выводу, что обычно они раскладываются на небольшое количество частей. Вот, и 15, что могло встречаться в некоторых искаженных технологических Nii, tuli 2 tellimust järjest. Üks oli Uber Saver ja teine oli Comfort. Ja kilometraaž oli enam-vähem. Ei vist, Comfort oli vist natukene väiksem, aga summa 479 Comfortiga ja 408 oli Uber Saveriga, ma ei tea. Päris huvitav, see Uber on hetkel päris huvitav, nii et vaatame, mis edasi saab, kas summa on ka juba päris hea, 14 eurot on juba ees, lihtsalt natukene sõites. Pluss veel teeme selle ka ära, mis on see boonuse ja võib-olla sealt isegi kujuneb mingi enam-vähem summa. Muidugi midagi suurt ma ei looda täna. No nii, Hiina härrased on meil kasiinosse ära viidud. Kas siit saab, ei saa. Ja tegelikult on juba järgmine ootamus klient, kus siin läheb hammer reisk. Tüübid ikka tähistavad korralikult sünnipäeva. Nii, aga meil on üks veel ja siis on niimoodi, et saame õnneks selle boonuse saame täis. Nii et esimesed, kuidas see on siis, 4 eurot kukub meile arvele. No, pole paha. Jah, aga Augusti ja ootab meid Bogdan seal. Lähme vaatame, kes see on, millega tegemist. No nii, tegime Uber X-iga ka ühes sõidu. Praegu on siin on see sõit 5.25 saime, 5,3 kilomeetrit sõitsime, 10 minutit. Jätan teie otsustada, kuidas see sõit teile tundub, et on okei või mitte. Minu arust on, see on juba puhtalt kätte ju. See ei ole niisama, see on puhtalt kätte. Nii et puhtalt ilusti eurokilomeeter. Täitsa norm. Nii. Kell hakkab lähenema 12-le. Vaatame, piilume korraks, mis seal Boltis toimub meil. Boltis on praegu, ütleme siuksed lood. Et võib-olla paneme selle ka sisse, aga boonus tuli ära juba, muide, Uberist tuli boonus ära. Ja siis hetke seisuga täna on meil teenitud siuke summa. Nagu ikka, puhtalt kätte. No nii, kell on 12.10, linn on selline. Siin muidugi midagi ei toimu. Siin on punane, aga tellimus ei tule. Ja ma ei ole kindel, et ka tulema hakkab. Kõik kategooriad, mis vajalikud on sees. Nii et jääb ainult ootamise vaev. Ei tea, kumb esimesena tulistab. Järgmine tellimus. Jaanika hoiab raha kokku Uber X Saveriga. Lähme järgi. Minu eesmärk on praegu teised 5 tellimust ära teha. Ja siis ma tahaks koju minna, aga siin on veel aega. Nii et sellepärast teengi neid. Uber Saverid. Kuigi, ma ei tea, summad on seal päris head. Nii et liigume Jaanikale järgi. Vihkan ma seda, kui peab klienti ootama. Ja. On mul siuke kahtlane tunne, et see klient ei tule, aga see oleks minu viimane sõit tulnud. Nüüd siis peab ootama veel ühte sõitu. Ja kahjuks ma pean veel aega raiskama temaga siin, et saaks oma raha kätte, sest ma ikkagi sõitsin kohale. Saaks tühistamistasu kätte. Ja
jama ühesõnaga. No vaatame, Mikal on veel natuke aega, et tulla. Kahjuks seal Uberil on päris pikad ootamisajad, no. Tundub, et 10 minutit. No. Siis saab alles tühistamistasu. No nii, nüüd kehtib tühistamistasu. Vaatame siis. Klient ja sõitja ei tulnud kohale. Ma siin kedagi ümberringi ei näe. Nii et vajutame seda nuppu. Nii, oota korraks, ma vaatan, mis siit on. Aha, ei võtame, muidugi võtame tasu. Ja tühista sõit. Vaatame, kas meile kukkus mingit pappi või? No. Jah, vot niimoodi. 5.60. Vahest tühistamistasu on parem kui sõit ise. Aga eks ma ootasin ka päris kaua. No nii, härrased, mis seal ikka? Kell on, no ütleme, et kuskil saab varsti 20 minuti pärast. Tegime ära 2 ülesannet. Vaatame kohe, kas on juba laekunud kõik need nii, vaatame korraks üks hetk. Jah, kõik on saavutatud. Netohind. Näete siin, boonus 9 eurot kokku, 60.18 pluss veel Bolt. Siuke tuli. Töötasime põhimõtteliselt 9,5. Töötasin ma 4 tundi. 4 tundi 60 eurot. Nagu ikka, teie ütlete hea, halb. On mõtet, ei ole mõtet, sest mina juba tänapäeval vaadates kommentaare, sest mina enam aru ei saa, kas see on hea või mitte. Aga, härrased, tänud, et olite minuga ja järgmise kohtumiseni.